Pärast oma õnnetut 9. mai võiduparaadi seisis Putin maailma ees ja ütles midagi, mida keegi ei oodanud. Venemaa juht väitis, et Ukraina sõja lõpp on tulemas. See ei ole see vältimatu Vene võidu kuulutus, milleks see näib olevat. See on vaikne tunnistus, et Venemaa on kaotanud ja Putin otsib nüüd väljapääsu. Putini sõnad toovad esile, et isegi tema on teadlik Ukrainas toimuvast tohutust jõudude muutusest. Nüüd valmistab ta Vene rahvast ette sõjalise erioperatsiooni läbikukkumiseks. Me räägime teile, kuidas see toimub, aga enne seda tuleb käsitleda Putini avaldust. Vaid mõned tunnid pärast seda, kui ta oli pidanud vastu kärbitud võidupüha paraadil, mis oli täielik alandus mehele, kes kasutab seda paraadi Vene võimu näitamiseks, seisis Putin ajakirjanduse ees ja ütles midagi väga huvitavat. Ma arvan, et asi hakkab lõpule jõudma. Need sõnad puudutasid Ukraina sõda ja need olid väga hoolikalt valitud. Sõna asi asendas sõja, sest Putin on püüdnud vältida igasuguseid avaldusi, mis jätaks mulje, et tema alustatud sõda on tegelikult sõda, isegi kui selle operatsiooni käigus on juba üle 1,3 miljoni venelase saanud kannatada ja see arv kasvab. Aga tõeline pealkiri siin on see, et Putin näib uskuvat, et lõpp on lähedal. See, mida me siin näeme, on muutus Vene juhi hoiakus ja paljud tema 9. mai sõnadest näitavad, et ta püüab oma rahvast ette valmistada lõpuks, mida nad ei pruukinud ette näha. Isegi kui ta nimetas Ukraina sõda õigustatuks, sest see võitles agressiivse jõu ehk Ukraina vastu, kasutas Putin suure osa oma kõnest selleks, et süüdistada kollektiivset läänt Ukraina toetamise eest. Nad, lääs, lubasid abi ja hakkasid siis õhutama vastasseisu Venemaaga, mis kestab tänaseni. Ma arvan, et asi hakkab lõppema, kuid see on tõsine asi, ütles Putin lääne kohta. Jällegi, nagu paljude teiste Putini pärast tema haledat paraadi öeldud sõnade puhul, on siin näha topeltkeelt. Väliselt kutsub Putin üles vastuseisule lääne vastu. Sisemiselt püüab ta kujutada Venemaad millegi sellisena, mis see tegelikult ei ole, mis viitab tema vaiksele tunnistusele, et kõik on läbi. Samuti nägime, kuidas Putini suhtumine läbirääkimistesse Ukrainaga muutus. Kohtumine kolmandas riigis on samuti võimalik, kuid ainult siis, kui on saavutatud lõplikud kokkulepped rahulepingu osas, et pikaajalise, ajaloolise perspektiiviga selles sündmuses osaleda ja leping allkirjastada. Aga see peab olema viimane samm, kuulutas Putin. Jälle kahetine kõneviis. Selle avalduse puhul näeme kahte asja. Putin üritab taas jätta muljet, nagu oleksid kõik kaardid tema käes, kui ta räägib lõplikest sammudest ja lõplikest kokkulepetest. Aga selle hooplemise taga peitub meeleheide. See on Putin, nii selgelt kui ta suudab, hüüdes kõigile, kes kuulavad, et Venemaa on valmis kokkuleppeks ja lõpetama sõja, mille ta ise alustas. Mida me selle all mõtleme? Kõigepealt ütleme, mida me ei mõtle. Putini sõnad, nagu tavaliselt, peaksid looma pildi võimsast juhist, kes kontrollib olukorda täielikult. Üks nende sõnade tõlgendus on see, et Putin võib tõepoolest uskuda, et Venemaa on Ukrainas sõja võitmise äärel. Aga kui see nii on, siis näitab see, kuidas Putini illusioonid ja tema võimetus kuulda tõde kindralitelt, kes hoolivad rohkem oma enda ellujäämisest kui lahinguvälja olukorra raporteerimisest, viivad teda eksiteele. Miski Venemaa pealetungis Ukrainas ei viita sellele, et Venemaa võit oleks niipea tulemas. George W. Bushi presidendikeskuse andmetel suutis Venemaa 2025 aastal hõivata vaid umbes 1% Ukraina territooriumist. Umbes 80% on meil minna. Sellise tempoga tähendaks see paratamatult, et Venemaa kuulutaks end võitjaks 80 aasta pärast. Keegi ei saa väita, et asi hakkab lõppema, kui neid numbreid vaadata. Ja eeldades, et Putinile räägivad tema kindralid tõtt, siis teab ta ka, et 2026 aasta saab Venemaa jaoks olema veelgi hullem. Ukraina on lõunast tagasi vallutanud üle 400 ruutkilomeetri. Kevadine pealetung Donetski kindlusööndi vastu on takerdunud ning aprillis kaotas Venemaa rohkem territooriumi, kui ta juurde sai, esimest korda alates 2024. Aasta augustist ja Ukraina vastupealetungist Kurskisse. Vene vägede edusammude tempo pole suurenenud, pigem vastupidi, sest Venemaa kaotab kuus umbes 35 000 sõdurit. Kõike seda kokkuvõttes ei usume, et Putini paraadijärgsed avaldused viitaksid sellele, et ta arvab, et Venemaa on Ukrainas võidulävel. Isegi kõige ekslikum juht näeks, et võitu ei tule. Selle asemel huvitab meid see, mis peitub Putini öeldud sõnade taga. Toimub midagi palju sügavamat, mis viitab sellele, et Putin valmistub hoopis teistsuguseks lõpuks, kui tema ja tema rahvas olid ette kujutanud. Putini sõnad ei puudutanud Vene võidu vältimatust. Need olid ettevalmistus eesootavaks taganemiseks. Tegelikult näeme Putini sõnades propagandaga vürtsitatud kampaania algust, millega valmistatakse Vene rahvast ette Venemaa taganemiseks Ukrainast. Putini avalikud ja otsesed viited rahuläbirääkimistele on selle märgiks. Kuid võib-olla suurim märk sellest, et Putin otsib oma sissetungile väljapääsu, on see, et ta kasutas oma kõnet, et püüda kujutada Venemaad ohvrina, mitte agressorina. Pöörake tähelepanu sellele, mida Putin ütles lääne kohta. Rohkemgi kui Ukrainat püüab Putin kujutada läänt Venemaa peamise ohuna. Sellel on väga selge eesmärk.
Putin tahab, et tema rahvas arvaks, et sõda, mida nad nüüd peavad, on seotud Lääne ja NATO vastu ellujäämisega, mitte Ukraina alistamisega. Ja kui see tundub kummaline väide, siis teadke, et paraadijärgne kõne ei ole ainus kord, kui Putin on seda väga hiljuti teinud. Juba päev hiljem jätkas Putin oma rünnakuid NATO vastu. Ta suunas oma viha Soome poole, väites, et riik liitus NATO-ga ainult seetõttu, et lootis, et Venemaa kukub kokku surve all, mida NATO Venemaale sanktsioonide ja Ukrainale abi andmise kaudu avaldab. Jätame lihtsalt tähelepanuta selle ohu, mida Soome tundis, kui ta piirnes riigiga, mis oli alustanud sissetungi oma naabri vastu, eks ole, Putin. Putin tõi tõendina selle kohta, et Soome tahab lihtsalt Venemaa kokkuvarisemisest kasu lõigata, näiteks Sestra jõe äärde rajatava ehituse. Putin on samuti väitnud, et lääneriigid uskusid, et Venemaa variseb 6 või 7 kuu jooksul kokku ning kogu Venemaa pangandussüsteem laguneb, jättes miljonid venelased töötuks. Siin näeme uue narratiivi kujundamist. Putin muudab oma seisukohti, et kujutada Venemaad NATO agressiooni ohvrina, kusjuures Ukraina on peaaegu selle agressiooni kõrvalprodukt, mitte riik, mida Venemaa 2022 aastal ründas. See ei puuduta enam sõjalise erioperatsiooni edu. Nüüd on asi selles, et Putin müüb uut sõnumit, ellujäämine võidu asemel. See ongi uus propagandatrikk ja paraadijärgne kõne vihjab sellele kõigele. Muidugi ei ole midagi uut selles, et Venemaa kujutab end NATO agressiooni ohvrina. Suur osa Putini ajal riigis kujundatud kultuurist keerleb ohvrimüüdi ümber, kus Venemaa on alati see, kellel on liiga tehtud ja kes reageerib teiste agressioonile, mitte ei ole ise agressor. Putin kaevub selle müüdi alalhoidmiseks nii sügavale ajalukku kui võimalik. Nagu vestluses 2022 aasta välja toodi, on ta juba kasutanud näiteid nii Rootsi Karl 12 kui ka Napoleoni sissetungidest Venemaale ning samuti Adolf Hitleri operatsioonist Barbarossa, et kujutada Venemaad igavese ohvrina. Teatud mõttes on see narratiivne raamistik, mida näeme Putinit kasutamas, kui ta peab lääne vastu suunatud kõnesid, lihtsalt jätk sellele, mida ta on aastaid teinud. Aga nüüd on see teistmoodi. Narratiiv, millest Putin on nii kaua kinni hoidnud, on muutunud veelgi jõulisemaks. Võidupüha ja paraadijärgne kõne, mida kasutatakse lääne halustamiseks, mitte Venemaa ülistamiseks, on uus samm Venemaa ohvrirolli suunas ning Putin on selle astunud väga selgel põhjusel. Ta teab, et sissetung Ukrainasse on läbi kukkumas ja otsib välja pääsu. See muudab kõike Ukraina sõja puhul. Muide, te vaatate saadet The Military Show ja meie toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Kui oled kanalil uus, vajuta tellimisnuppu, sest me selgitame asju niimoodi igal nädalal. Mida me siis tegelikult näeme Putini paraadijärgsetest avaldustest? See pole niivõrd jõu näitamine, vaid pigem Putini olukorra hindamine ja arusaamine, et ta peab oma sõnumit muutma, et tema rahvas oleks valmis teistsuguseks Ukraina sõja tulemuseks, kui Putin algselt lubas. Putin ei tahtnud seda teha, kuid uut propagandat levitatakse, sest Putin teab, et ta viib Venemaa kevadesse, mis on täis probleeme, mis viivad suvesse ja edasi, mis võivad Venemaad tõsiselt kahjustada. CNN tõi sarnase mõtte välja 26. aprilli artiklis, kus märgiti, et Putin on proovinud mitmeid lähenemisi, enne kui otsustas kasutada oma sõnumit selleks, et valmistada Venemaa rahvast ette taganemiseks. Putini vastu on olnud väga avaliku vastuseisu, isegi Venemaa meedialiikmete poolt, kes peaksid Kremlit toetama, kuna Ukraina rünnakud põhjustavad korduvaid elektrikatkestusi ja kütusepuudust. Putin on püüdnud Venemaal avatud suhtlust piirata, katkestades mobiilse internetiühenduse ja survestades populaarseid sõnumirakendusi nagu Telegram. Toimub ka poliitiliste vahistamiste ja läbiotsimiste laine, kuna Putini paranoia sunnib teda ründama kõiki, keda ta peab ohuks oma positsioonile. Kuid need on vaid ajutised lahendused, mis aitavad Putinil Venemaal narratiivi kontrollida. Tegelikkus on see, et isegi need karmid meetmed ei suuda varjata sõja tegelikku valu, mida Venemaa rahvas tunneb, eriti majanduslikult. Isegi Putin on olnud sunnitud tunnistama, et Venemaa majandus on hädas, nagu ta tegi aprilli keskel kõnes, kus ta nõudis lahendusi riigi majandus- ja ärijuhtidelt. Aga need nõudmised on sisutud, sest Putin teab sama hästi kui kõik teisedki, et Venemaa rahalised raskused ja elukalliduse kriis, mille ta on inimestele peale surunud, on põhjustatud tema Ukraina kinnisideest, mis on pannud teda valama miljardeid ja miljardeid dollareid sõtta, mida Venemaa ei võida. Maailmareemil paistavad asjad Putini jaoks veelgi halvemad ning tema viimasele kõnele eelnenud võidupüha paraad on selle tõestuseks. 2025 aastal näitas paraad kogu Venemaa sõjatehnikat ning kohal olid sellised kõrged külalised nagu Hiina president Xi Jinping ja Venezuela diktaator Nicolas Maduro. Viimane neist on nüüd pildilt kadunud USA reidi tõttu ning see ainult süvendab Venemaa probleeme rahvusvahelisel areenil, kuna nende geopoliitiline mõju väheneb. Mis puudutab 2026 aasta paraadi, siis sõjatehnika oli kadunud ja parim, mida Vladimir Putin suutsid kohale tuua, olid tema marionett Valgevenes, Aleksander Lukašenka ning esindajad sellistest riikidest nagu Laos, Kasahstan ja Lõuna-Osseetia.
kui kombineerida Venemaa sisemised probleemid selle kahaneva ülemaailmse mõjuga, saab selgeid märke, et kõik katsed jõudu näidata kõlavad nüüd tühjalt. Putin teab seda. Ja just sellepärast olid sõnumid, mida ta edastas oma paraadijärgses esinemises, rohkem mõeldud Venemaa rahvale kui lääneriikidele, kellele need pealtnäha suunatud olid. Putini märkus, et ta on valmis Ukrainaga läbirääkimisi pidama, on eriti kõnekas. see näitab meile, et Venemaa president püüab nüüd sõjalise erioperatsiooni tulemust teisiti müüa kui varem. Alguses pakkus Putin kogu Ukrainat. Siis, kui sai selgeks, et see ei juhtu, pakkus ta Vene rahvale Donetski vallutamist. Kuid kuna Venemaa pealetung selles piirkonnas takerdub ja Ukraina saavutab edu, on parim, mida Putin nüüd pakkuda suudab, mingisugune rahulepe, mis viib Venemaa Ukrainast välja. Mitte Ukraina enda pärast, vaid selle välja mõeldud lääne ohu tõttu, millega Putin püüab oma rahvast veenda, et lääs teeb Venemaast ohvri. Putin loob nüüd uut narratiivi, sest ta teab, et on nurka surutud. Ta näeb, et inimesed Venemaal pöörduvad tema ja tema varasemate sõnumite vastu Ukraina üle domineerimisest. Isegi kogu Kremli infokontrollist hoolimata teavad Vene inimesed, et Venemaa ei peaks võidu saavutamiseks vajama 4 aastat ja rohkemgi, kui uskuda Putini varasemaid väiteid Venemaa jõust. Nad näevad ka, kuidas hinnad tõusevad ja tuhandeid inimesi, kes saadetakse rindele, ega tule enam kunagi tagasi. Isegi riigiasutuste poolt läbi viidud heakskiidu küsitlused näitavad, et avalik arvamus pöördub Putini vastu. VTSI.com, mis teeb Kremli tellimusel küsitlusi, teatab, et toetus Putinile tema rahva seas on langenud 74%-lt. El Paisi andmetel langes see veebruari 74%-lt, aprillis 65,5%-le. Võib-olla ei tundu see nii järsk langus, kuid riigis, kus inimesed kardavad tagakiusamise hirmus oma arvamust avaldada, on see tohutu ning Putin teab seda. Meid sisemisi muutusi nähes püüab Putin nüüd rahulepet esitleda Venemaa võiduna. See ei ole nii. Rahu nimel survestamine on kõigest loobumine, mida Putin väitis, et sõjalise erioperatsiooniga saavutatakse, ja ta teab seda. Sellepärast väidabki Putin oma kõnedes, et Venemaa on NATO ohver. Nii ei kaota Venemaa Ukrainale. Ta taandub, et end lääne eest kaitsta. Kuid tuleb küsida, miks just nüüd? Putini peened muudatused jutustuses ei toimu ilmaasjata. On olemas territoriaalsed küsimused, mida me juba mainisime. Pole juhus, et Putin hakkas narratiivi muutma vaid paar päeva pärast seda, kui uudis avalikuks tuli. Et aprillis oli Venemaa Ukrainas kaotanud netos 116 ruutkilomeetrit territooriumi, mis näitab, et Donetski pealetung on takerdunud ja Ukraina edasitung lõunas on edukas. Selline pöördeline muutus ei sobi eriti hästi kokku Putini varasemate lugudega Venemaa üleolekust ja vältimatusest. Aga isegi kui sõnumid on nüüd mõeldud Venemaa rahva ettevalmistamiseks, on tegelik põhjus, miks Putin räägib rahuläbirääkimistest ja väidab, et Ukraina sõda on lõppemas, lihtne. Putin kaotab mõjuvõimu. Ukraina territoriaalsed saavutused, Venemaa nõrgenenud pealetung ja lihtne tõsiasi, et Ukraina püsib pärast 4 aastat endiselt, kõik see tähendab, et Putin peab nüüd rahuläbirääkimistega edasi minema, sest ta näeb, et hoog liigub Venemaa kahjuks. Putin teab, et kui ta venitab kuni oma kevad- ja suverünnakute lõpuni, siis Donetsk püsib endiselt, kuigi see oleks pidanud langema ning Venemaa paistab veelgi nõrgemana kui praegu. Samuti pole mingeid märke, et Ukraina kavatseks taanduda. Euroopa Liidu ehk EL-i $106 miljardi suurune laenupakett on lõpuks allkirjastatud pärast Viktor Orbani eemaldamist Ungari võimult. Jälle see kokkuvarisev geopoliitiline mõju, eks ole, Putin. Veel üks sinu kaaslastest on läinud. Venemaal ei õnnestunud ka sundida EL-i riike loobuma otsesest sõjalisest abist Ukrainale. Ta on samuti pealt vaadanud, kuidas paljud EL-i riigid sõlmivad Ukrainaga droonitootmise lepinguid ning kuidas sõjast Iraanis mõjutatud Pärsia lahe riigid pöörduvad abi saamiseks Ukraina poole, kuni selleni välja, et sõlmitakse 10-aastaseid kaitselepinguid. Odessa žurnaali andmetel on praegu umbes 20 riiki kas allkirjastamas või kaalumas droonilepinguid Ukrainaga. Kõik see annab Putinile sõnumi, et Ukrainast on saamas tõeline jõukeskus. Ja see ei puuduta ainult sõjalist võimekust. Venemaa armee teab, kui laastav on Ukraina kaitse juba olnud, kuid geopoliitiliselt tõmbab Ukraina Venemaast ette, luues selliseid sidemeid, mida Putinil ei õnnestu luua. Kõik sõltub hoost ja see ulatub kaugemale kui ainult Ukraina ise, laienedes kogu maailma areenile. Venemaa kaotab usaldusväärseid liitlasi ning kaardid, mida Putin arvas enda käes olevat, osutuvad tühjadeks. Putini kaardid näitavad tegelikult jätkusuutmatuid kaotusi, aeglast pealetungi, mida tasapisi tagasi surutakse, lagunevat geopoliitilist mõju, purustatud majandust ja juhti, kes üritab meeleheitlikult kõike kodumaal koos hoida, samal ajal kui avalik arvamus tema vastu pöördub. Just seda toob Putin rahuläbirääkimistele ning sellepärast tahabki ta nüüd kahjudega välja tulla. Mitte miski sellest ei muutu Venemaa jaoks ka tulevikus. Putin ei suuda enam oma ülemaailmseid liitlasi kaitsta. Ukraina ei kavatse alla anda, kui Vene kaotused aina kasvavad ja Putini 2026 aasta pealetungi seis avalikuks saab. Ja Venemaa majanduse jaoks ei paista tunneli lõpus mingit valgust, mis ei hõlmaks Putini kursimuutust ja Ukrainast lahkumist.
sellepärast muutubki sõnum. Putin valmistab oma rahvast ette rahuks, mille saabumist ta loodab. Kui sõlmitakse kokkulepe, mis paratamatult ei anna Venemaale kõike seda, mida Putin 2022 aasta veebruaris lubas, peab Putin oma rahvale näitama, et see on hea asi. See polnud Venemaa läbikukkumine, just seda lugu peab Putin rääkima. Ukraina oleks taas osa Venemaast, kui poleks läänt. Seni kuni Putin suudab seda narratiivi koos hoida, võib tal olla võimalus Ukrainast lahkuda, nii et tema võim Venemaa presidendina jääb alles. Aga ta peab tegutsema kohe. Kui vaadata Putini sõnade taga olevat vaikset sõnumit, hakkad nägema, kuidas valmistutakse millekski. Putin teab, et ta on kaotanud. Tema paraadijärgne kõne tõestab seda. Küsimus on nüüd selles, kui hästi suudab Kreml oma uut narratiivi avalikkusele levitada enne, kui Putin suudab sellele asjale lõpu teha. See on küsimus, millele võib vastuse leidmine võtta kuid. Aga iga päev, mis möödub kuni Ukraina sõja lõpuni, nõrgestab ainult Putini positsiooni. Me rääkisime teile varem, et Vene avalikkus pöördub Putini vastu. Veelgi murettekitavam Venemaa juhi jaoks on see, et Venemaa riigiduumas on hääli, mis räägivad tema vastu. Üks neist häältest ütles, et kõik tingimused revolutsiooniks, mis oleks sama ulatuslik kui see, mida Venemaa koges 1917 aastal, on nüüd olemas. Tahad rohkem teada saada? Vaata meie videot, kus uurime Venemaa kommunistliku partei juhi avaldusi ja mida need Putini jaoks tähendavad. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et saada rohkem ülevaateid Putini sõnadest ja nende tegelikust tähendusest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!